6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, head rallisõbrad! Portugali ralli ongi selleks korraks läbi. Täna lõppenud ralli võitis Kalle Roompere tiimikaaslase Elfin Evansi ees ja 3. koha sai pärast vägevat võitlust Takamoto Katsutaga Dani Sordo. Kõigepealt võtame aga ühendust Portugaliga, kus on meil koha peal Peep Pahv. Tere, Peep! Tere! Saan aru, et rääkisid äsja Ott Tänakuga, kes täna 6. kohal lõpetas, et mida Ott rallist rääkis ise? Nii on, sai Otiga just tehtud väike intervjuu ja ega seal väga rõõmsaid noote ei ole, et ütles, et see 6. koht oligi umbes see, mida võiski ralli eeldada, et midagi suuremat siin oodata polnud ja kui ma ütlesin, et oli ju ralli eel jutt, et tiimipealik ütles, et auto on ikka ehitatud rohkem nagu kuusasuunitusega, siis selle peale Tänak kergitas küll natuke kulma ainult, et seda nagu tema ise küll ei arvanud, et see nii võiks olla ja tegelikult ka seda ei näidanud. Et asjad on täpselt nii, nagu on praegu. Nojah, 6. koha ta sai ära, või kätte õigemini, aga mida siis sellelt rallilt tal ikkagi kaasavõtt on, et nüüd tuleb ju 4 kruusarallit kohe otsa? No, ega siin väga palju ju aega ei ole, et siis poolest nädalalt kas läheb Sardiinia ralli juba lahti ja meil on üks testipäev siin vahel, kus saab testi teha ja siis sellega kogu põhitöö nagu piirdubki, et no küsisin ka, et nüüd sellest rallit kogutud infot, et kui palju nüüd tiim jõuab seal ise veel ära kasutada ja kuidagi mingid muutusi ellu viia, siis selle peale Tänak ei osanud ütelda, et kui palju seal jõuab, aga ütleme seda aega, märkis seda veel, et aega jääb seal ikkagi väga vähe, et päris keeruline, jah. Aga võtame ette nüüd ralli liidri või ralli võitjad. Kalle Roompere pani täna ikkagi Elfin Evansi paika, kokku 30 punkti rallilt ja üldedu Thierry Neuville's on nüüd 46 punkti üldarvestuses, et Peep, räägi, kes ja kuidas ja kas üldse suudab seda meest piirudada praegu? No nii nagu me eile ka rääkisime, et mina nagu ei näe seda meest piirudada suudab. Et see vahe on juba ju läinud nii suureks, ma küsin ka Otiga, et kui ülejäänud punt on suhteliselt tihedalt seal koos, siis Roompere nii pikalt eest ära, et kuidas nagu üldse nagu rallidele keskenduda sellises olukorras ja ta ütleski, et ega seda üldpunktiseisu ei ole mõtet üldse vaadata. Ja niimoodi on, et ega puhta sõiduga ei ole võimalik Roomperat kinni püüda. Et küsimus on selles, et kas ta ise hakkab kuskil eksima või mingid tehnilised jamad võivad tulla, aga praegu on ta küll ülikindlalt sõitnud ja neid võite järjest noppinud ja kõik erinevates tingimustes ka, nii et uus valitseja on igal juhul sündinud. No kui Roompere veel kõrvale jätta, siis kes sulle Portugalist veel keda üllatajaks või võitjaks peaksid? No ikkagi Katsuta oli üks siuke mees, kes jäi ilmselgelt silma, et nüüd selle pronksi või 3. koha heitlust ta lõpuks Dani Sordole kaotas viimase kiiruskatsega, aga terve ralli sõitis ikkagi väga, väga kõvasti ja väga heas tempos, et see oli nagu ütleme, võib-olla kõige silmapaistvam mees. Aga mis seal nagu negatiivse poole pealt silma hakkas, lisaks Hyundai'le, ka Fordid olid ikkagi tagasihoidlikud ja ei tõusnud kuskilt esile lõpus veel Greg Green'i see tehniline probleem ka, mis teda kukutas 2 kohta allapoole. Et need kaotused ja vahed, esimestega olid ikka väga suured. Tegelikult üks Ford ei suutnud suurde mängu sekkuda ja kui võis eeldada, et Green tegelikult ikkagi kuusal võib olla väga kiire ja ta oleks pidanud igal juhul olema selle tiimi selline esinumber või niisuguse mõttega ta ju sinna
M-sporti palgati, siis praegu tundub küll, et seda rolli ta välja ei vea ja see auto ikkagi ka nii hea ei ole. Või teine variant see, et see auto on hea, aga sõit pole piisavalt tasemel, et sellega nii kiiresti sõita. Et see on üks asi. Toetused ülemvõim muidugi tervikuna hakkas igal juhul silma, et see Sorda nüüd see nii-öelda kivist vee välja pigistas lõpus ja ennast sinna kuidagi moodi sinna vahele kiidus kolmandaks. See juba näitab ära, et see toetajate ülemvõim on lihtsalt nii suur, et kui tõesti siin Katsuta sõidab ütleme Hyundai täitsa tippmeestest kiiremini, siis vaadata nüüd meisterlikkuses neist niimoodi üle on, et siin küsimus on ikkagi puhtalt tehnikas. Lähme veel eestlaste juurde, et Georg Linnamäe täna paraku stardis ei olnud, aga Robert Virves lõpetas junior WRC-s ralli 3. kohal ja nagu eile sai ka välja toodud, siis kaotust oli juba ikkagi üle 23 minuti lõpuks, et ma saan aru, et sa tõttad varsti ka Virvesega rääkima, jah? Jaa, ma varsti tõttan taga rääkima, et täna ta tegelikult võttis paar katsevõitu ka ja sai natuke punkte sealt juurde, aga ta suutski täna reffi lõhkuda, ma saan 7 reffi läks siis Robert Virvesel selle ralli jooksul, kui ma nüüd õigesti tähele panin, et see on täitsa absurdne, et see oli võidusõiduga jälle nagu midagi pistmist, et seal ongi see, et nagu õnnemäng rohkem. Et ma kirjutasin ka eile õhtu nii-öelda päeva kommentaaris seda asja, et see juunioride sari oma mingi üüratute vahedega, et seal on tarvis midagi ette võtta. Aga see, et Virves 3. punktid ette sai ja mõned kiiruskatsete võidupunktid ka, see on loomulikult positiivne, üldseisu vaadates. Et kiirus tal on tal kõvasti, selles ei ole üldse küsimus, et tegelikult selles seltskonnas ta on vaieldamatu üks kiiremaid mehi, et täistavamusest jääb puudu praegu see, et oleks natuke õnnega rohkem. Loodame, et järgmisel rallil juba paremini. Kuule, aga tänud sulle, Peep, ja ma lasen sind siis minema Virvest ootama, et jõudu ja head koduteed. Teeme nii. Jaa, tänud, teeme nii. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Ja stuudiost jätkame juba Roland Poomiga, et alustuseks peame vist natuke eilseid sõnu sööma, et pühapäeva ei olnudki tüüpiline pühapäev, et oli tegelikult põnevust päris palju. Jaa, me alustasime natuke liiga harama saatega enne viimast katset ja viimane katse tegi natuke pulli siin. Et esimene WRC auto oli üldse viimase katsel 13, et tegime natuke oma kalkulatsioonid valesti, oleks pidanud viimase katse ära ootama. Ja ma vaatasin järgi, et minu arust Greg Priin oli 36 vist alles, et päris raju tajad ikka. Jaa, et tegelikult me eile ju ütlesime, et tuleb igav pühapäev, et esikohavõitlust näeme, aga muud seal ei toimu, et aga tegelikult selle viimase katsega põhimõtteliselt 9-10 sekundit võitis Tanis Sordo tagasi aega, mis siis tegi selle tänase päeva suhteliselt tasavägiseks juba Katsutaga ja lõpuks jäigi vahe 2 sekundit, nii et eile õõsel õhtuga ütleme nii, et Tanis Sordo võitis selle võidu eile õhtul tegelikult. Enne kui veel tänase päeva üle vaatame, selgita natuke lahti, miks ikkagi läks nii, et lühikene selline publiku katse, et Rally 2 ja Rally 3 autod nii palju kiiremad olid? Ma ei tea, kõik nägid vist ise ka või? Libe ja kergemad autod, jah? Libedus ikka, jah. See on jälle selline üldiselt seal suurt midagi ei saa öelda, et mingi hull sportlik ebaõnn oleks nüüd kellegi olnud, et siis pigem on selline sportlik ebaõnn, kui sinu klassist keegi tuleb, saab puhtalt kuivaga läbi ja teine saab nagu korraliku saamhaka kaela, et ega seal midagi väga suurt lõpuks klasside sees nii-öelda ei toimunud, et kui seal juba klasside sees hakkaks need olud olema niivõrd erinevad, et siis oleks see nii-öelda sportlik ebaõnn suurem, aga ma ei tea, ma arvan, tegi selle õhtu põnevaks ja ilmselgelt tõi ka täna sellesse natuke põnevast juurde, nii et sellised ütleme vingerepussid ilma poolt on tervitatavad alati. Nii et vahel võivad ka Mikire katsed
rallile kasuks tulla. Ja muidugi. Seal ju võib, nagu öeldakse, et võita pole palju, aga kaotada võib kõik, et me oleme siin WRC meeste pooltki näinud selliseid väga lolle vigasid lühikeselt publikukatselt, et kus lõpetatakse ralli ära ja et sõitjale küll, suht ebamugavad asjad, mida sõita, aga tegelikult mingil määral toovad põnevust kindlasti juurde. No tänaspäeva vaadates, et loeme siis korraks esikümne ette, et Kalle Roompere võitis tänase ralli Elfin Evansi ees, kolmandaks tuli Dani Sordo, kes nagu mainitud alistas punkti katsel Takamoto Katsuta, Terri Neville 5. koha, Ott Tänak oli 6., 7. kohal parima M-spordimehena Pierre-Louis Loubet, 8. pidi täna lõpetama Greg Priin, 9. oli tema tiimikaaslane Adrien Formeau ja 10. oli WRC2 arvestuse võitja Johan Rossell. Ja võib-olla alustakski Rossellist hoopis, et kõik viitas sellele, et prantslane lõpetab täna oma arvestuse teisena, aga Teemu Suninen suutis viimase katsega kogu eduka ralli ära käkkida. Nojah, selles mõttes, et eks need Power Stage'id selle jaoks tehti punkti, tähendab, viimane katse tehti Power Stage'iks sellepärast, et seal ka viimastel katsetel sõidetaks. Et siin oli täpselt see mille pärast see Power Stage meile toodi ju, et Sunninen juhtis rallit minutiga ja et me viimasel katsel ei näeks, et me saaks natukenegi põnevust juurde tuua, et me ei näeks sellist läbikulgemist, et ta oleks võinud selle katse sõita minut aega aeglasemalt kui Rossell põhimõtteliselt, on ju. Et sellist olukorda ei oleks, tuli punkte jagama hakata ja Sunninen ilmselgelt tahtis neid punkte ja hakkas juhtuma. Et alati, kui on millegi nimel sõitu, siis võib juhtuma hakata ja seal juhtus. Kahju küll, väga kahju, et niimoodi läks. Jah, ma nüüd ei tea. Natuke peab peeglisse vist vaatama, et jube, no ideaalne nädalavahetus. Lõhkus ka refi ära, muud jama toimus, tuli välja sellest. Aga no niimoodi viimasel katsel siis. No selline pettumus jääb ilmselt ikka väga pikaks saaks meelde. No kindlasti jah, ükskõik mis muul katsel, aga mitte viimasel. Aga vaatame siis WRC poole, et Dani Sordo rikkus natukene nii-öelda, kuidas ma ütlen, jõudude vahekorra ära, et enne viimast katset olid esimesed 3 Toyotat, järgmised 3 Hyundaid ja viimased 3 M-spordid, et Sordo sai küll nüüd 3., aga tegelikult paistab, et jõudude vahekord on hetkel ikkagi paigas. Jah, nagu Peep ka ütles, et ega Toyota on hetkel üle ja üle nii tehnika poole pealt kui ka minu meelest sellise ma nüüd ei taha öelda, et sõitjate poole pealt, aga selline sõitja ja tehnika kombo kuidagi Toyotal on parem. Et igaüks ilmselgelt ei saa ka selle Toyotaga hakkama, et kui mina sinna rooli lähen, siis ma ei sõida seal poodiumi koha peale nagu Takamoto Katsuta praegult. Et ühesõnaga sõitjad on hea ja nad saavad selle autoga hästi hakkama. Seda ma tahtsin öelda, et see kombo klapib hästi. See tundub, et see kombo ei klapi hästi Hyundai puhul. Sõitjad ja teada olla, aga tegelikult ka nagu eelmise generatsiooni auto puhul, kui Ott Tänak ei saa selle autoga hakkama, siis midagi on jama. Ja tundub, et selle generatsiooni auto puhul võib-olla on ka midagi natuke sarnast. Aga jah, võitlus oli lahe Sordo ja Katsuta vahel, et väga, väga tore, et see võitlus jäi meile siia pühapäeva, tähendab tuli, et seda oli põnev jälgida. Ja Toyota tundub ikkagi ka selgelt kõige töökindlam, et tegelikult ju Tänak, kes küll täna 2 koha võrra tõusis, kurtis esimesel katsel, et tal on probleeme käigukastiga. Ja Neville tõsi vist oma vea tõttu, aga oli ikkagi terve päev sõitis ilma aerodünaamikute. Jah, ja samamoodi ka Fordil oli neid vigasi nädalavahetuse jooksul päris mitmeid, et Toyota tuli kõige puhtamini läbi sellest. Ja tundub, et on tegemist hetkel ühe kiirema autoga ja vastupidavamaga, nii et jah, veidi loodaks, et teised hakkavad järgi jõudma kiiremas korras. Muidu see läheb nagu päris ühekülgseks ära mingi hetk. Et tavaliselt, kui see uus generatsioon peale tuleb, siis on kõik väga võrdsed. Kuidagi selle generatsiooniga on nagu selgelt mingi eelis kellelgi olemas.
isegi nagu, kui eelmist generatsiooni vaadata, et mis tuli, et siis Ford oli väga konkurentsis. Fordi puhul on seda alati räägitud, et nad, kui tulevad nii-öelda uue põlvkonna autod, siis nemad tavaliselt alustavad hästi. Ja tegelikult see auto, ma arvan, on ka üks, ma arvan, et see auto võiks vabalt olla Toyotaga võrdne. Kahjuks ei ole sõitjaid. No Sebastian Loeb ju koduse Monte Carlo ralli sellega võitis, aga võib vist öelda, et nii-öelda M-spordi sõitjate ja autode kombinatsiooni taset tervikuna vaadates võis vist Loebi võit olla nii-öelda petlik, natuke jätta mulje, et M-spordi sõitjad on igal rallil nii-öelda võidukonkurentsis. Jah, ei no Sebastian Loeb, ma arvan, et isegi ei oleks igal rallil konkurentsis võitmaks rallisi. Et tal on väga selgelt välja valitud, kus ta sõidab ja kuhu ta peale üldse tuleks. Et tal oleks ka mingi eelis, ilmselgelt tegemist on juba spordi mõistes pensionäriga, nii et ta peab mingi eelise saama, et ta üldse leiaks motivatsiooni tulla. Aga seal oli, natuke palju oli eeldada, et M-sport hakkab siin võitma rallisi nüüd järjest sellise sõitjate riviga, aga loomulikult ma uskusin seda, et Greg Breen suudab võidelda vähemalt poodiumi kohtadest pidevalt ja võib-olla isegi ka mingitel rallidel stabiilselt esikoha peale sõita. Aga seda me ei ole näinud veel. Nii et Greg Breeni poolt ikka pettunud, väga suur pettumus. Ja seda ma arvan oli ka näha sellega, et meeskond ka on pettunud, et ei tõstetud teda sinna lube ette ka lõpuks veel. Ja huvitav oli ka see, et Breen, kui ta päeva eelviimasel katse starti hilines ja pärast ta rääkis, et olid piduriprobleemid, et tõi välja, et see probleem lõi välja juba eile õhtul, aga miljonär väitis, et nemad ei olnud sellest midagi kuulnud, et huvitav, mis seal meeskonna siseselt praegu toimub. No ma eile õhtul ütlesin ka sulle, et ega ma ei tahaks Breen olla ja Wilsonile seal õhtul otsa vaadata, et tõmbaks mitsi silmad, et seal ei tahaks kohe üldse olla. Breen tegi ikka selles mõttes enne hooaega enda, ütleme nii, et elu keeruliseks, sest ta lubas ja oli veendunud, et ta tuleb näitama. Aga mida ta teinud pole, on see, et ta oleks näidanud, et ta kiiresti sõidaks, nii et mu lemmik sõita kindlasti, üks lemmikuid sõitajaid seal sarjas, aga väga suur pettumus. Ma arvan, et kui teisel poole peal ka seal midagi tulema ei hakkaks, siis on jama, aga vaatame, Rally Estonia ja Soome on tulemus, mis peaks tema jaoks nagu sellised väga head rallid olema ja kus ta peaks võidu peale sõitma. Et vaatame äkki sealt edasi nagu saab hoo ülesse. Aga vaatame ka MM-sarja üldarvestust, et pilt on karm, Kalle Roompere võitnud 3 rallit järjest, koos on 106 punktid, Thierry Neuville on 60 punktiga teine ja 3. on Katsuta, kes omakorda kaotab juba Neuvillile 22 punktiga, ehk siis Roompere on ikkagi teistes ikkagi mäekärgune edu juba. No jaa, nagu ma ütlesin ka, et see on maailmameistri see aasta ja ka järgmistel aastatel edasi. Ma ei julge öelda mitmekordne, aga kindlasti ei ole ta ainult ei tule selle aastal ilmselt maailmameistriks, aga ka edaspidi. Nii et see sõit, mis ta siin rallil tegi, see oli 100% maailmameistri sõidu vääriline, et kui ta lõpetas reede õhtu põhimõtteliselt esikoha võitluses, et seda ei oleks osanud unenäos ka oodata. Tahaks loota, et arvestades, et ainult 4 rallit on peetud see aasta, et mingid muutused ikkagi veel tuleksid, aga hetkel paistab küll, et kõik on Toyota ja Roompere teha. No ma ei näe kedagi hetkel, kes võiks Roomperat seal ohustada. Võib-olla, ma ei tea, võib-olla Evans suudab seal kanna peal astuda. Ma ei tea, ma ei usu, et keegi suudaks hetkel Roompere puhta sõiduga nagu kinni püüdma hakata. Ja sarnane seis on ka meeskondlikus arvestuses, kus Toyotal on koos 175 punkti, Hyundai'l 116 punkti ja M-spordil 94 punkti 3. Et näha on, et Toyota on eest ära, Hyundai on omakorda veidi M-spordilt eest ära ja selline see seis hetkel on seal. Ja, no M-spordi puhul seal, et kuskile veel tulema hakata. No Greensmith alustas hästi, aga ta püüdis ka kõik jama kinni, mis ta püüda sai, et kui seda poleks olnud, et siis ta kindlasti oleks olnud siin poodiumi peale sõitja. Et kui Greensmith saaks kuidagi oma sellest jamadest kõrvale, et siis siin on rallisi tulemas veel, kus ta nagu võiks head tulemust teha. Ja Breeni puhul nagu juba öeldud sai, et kui sealt
võitusid tulema ei hakka, siis ega järgmine aasta tal kohta enam ei ole. No Lube ja Formeau, et jõudsid seekord ilusti ikkagi finišisse, et mida võiks neilt edaspidi oodata ja enam-vähem sarnaseid tulemusi sealt edasi ehitada. Jah, selles mõttes nad on nagu nii-öelda teise liiga mehed, et seal peab eesmärke panema puhtalt selle pealt, mis nad varasemalt teinud on ja kuna nad mõlemad seal enamasti rallisid superrallis süsteemis lõpetanud on siin viimasel ajal, siis nende puhul on mida rohkem rallis nad lihtsalt lõpuni tulevad, seda parem on, aga mingit tulemusi pole mõtet sealt hetkel ootama hakata, et pigem tulgu lõpuni ja kui nagu ühel hetkel on tunne, et nüüd juba tuntakse mugavalt ennast, siis võib hakata sealt mingit tulemust ehitama, aga eks nad mõlemad suudavad sõita häid katseaegasid, aga mitte häid katseaegasid terve ralli jooksul. Et sellel ei ole ka point, et paar head katset ei lõpetad võsas ikkagi, et eesmärk oleks seal autos nii palju mugavana ennast tunda, et sa jõuad ka need rallid hooga lõpuks lõpuni. Ja nagu juba mainitud sai, siis Sardiinia ralli ongi juba vähem kui 2 nädala pärast hakkab pihta, et 2 nädala pärast on ka Sardiinia ralli võit juba teada, et mida sealt ootame, kas Portugali ralli kordust enam-vähem? No võt ei oskagi enam midagi oodata, et ma ei osanud oodata, et Roomperagi siin esikohale sõidaks ja veel vähem oleks oodanud, et ta reede päeva lõpetab 10 sekundit esikohast taga, et Sardiinia on selles mõttes veidi sarnane, tuleb päris keeruline, no aeglasem isegi Sardiinia võiks olla. Samamoodi väga keerulised olud, kivine, raske tee, aga jah, ma ei tea, kui siin ennustust tegema hakata, ega siin ma ei hakka parem ennustusi tegema, et mis saama hakkab. Vaatame jah, mis sealt tuleb, et kindlasti põnev sõit jälle tulema saab ja eelkõige jälle ma no tahaks jälle näha, mida Rovanpere seal teha suudab, et seal esimesena tulema hakata jälle saab olema päris karm töö. Jah, aga nagu näha on ka igas intervjuus, siis enesekindlust mehel on, ta naudib seda kõike ja kui näeb, et Evans on kuskil katsel paar sekundit kiiremini sõitnud, tal on kohe ka vastus olemas. No jaa, see ongi eriti lahe, et ega ta nagu võlgu ei jää kunagi. Ja ta saab nii mugavalt minna sinna rallile peale juba. Tal on nagu jumala savi, ta võib seal auto metsa vahel ära parkida vabalt. Mitte midagi ei juhtu. Ja ma arvan, et ta võib seal auto metsa vahele ära parkida ja Harimati Lattale patsutab ikka õhale, et kuule, et nagu vahet ei ole, et teeme korda auto ja järgmine ralli paned edasi, et ei ole üldse olla. Ta on väga heas positsioonis, et ta võib vabalt minna seal jälle poodiumi ja miks mitte ka ralli võidu peale sõitma, et ta võib seal suruda nagu hambad ristis. Sest lõpuks vahet ei ole, kui ta isegi katkestab selle ralli. Punktitabeli mõttes ei ole seal vahet. Ja sellel toonil ka Portugali ralli lõpetame, et 2 nädala pärast hakkab juba Sardiinia ralli ja siis on ees juba uued saated ja uued võistlused ja sündmused, et kõik head. Järgmise korrani. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.